Kohalike omavalitsuste valimistel on eripäraks see, et ei ole ühte üldist teemat. Igas omavalitsuses on omad mured ja rõõmud ja vastavalt sellele kujunevad ka poliitilised vaidlused. Siiski kasutavad mõned erakonnad ära üleriigilisi teemasid, et hääli saada. Ja sellepärast on ka juhtunud niisugune lugu, et on hästi palju selliseid kummalisi asju kandidaate, kes lubavad umbes maksude vastu võidelda kohalikul tasandil ja automaksu kaotada ja teha muud niisugust nagu pulli, mis on põhimõtteliselt valijate petmine, sest et kõiki neid asju kohalikul tasemel ei otsustata ja ei hakatagi otsustama. Kõige suurem võimuvõitlus käib otse loomulikult pealinnas. See, mis juhtub Tallinnas, see ju määrab ja suunab väga palju ka seda, mis hakkab toimuma siis ka Riigikogu valimistel, ehk et see on nagu selline peaproov. Siin vaieldakse näiteks Tallinna haigla, hariduse ning trammiliinide rajamise üle. Tallinna üks suuremaid põhiküsimusi on, kui suure toetuse saab Keskerakond ja kas nad saavad moodustada ainuvõimu. See on selline murekoht, mis on ühendanud ülejäänud erakondi Keskerakonna ja EKRE kõrval ja mille suhtes on ka viimastel nädalatel tehtud päris intensiivset kampaaniat, eriti siis Reformierakonna, sotside ja parempoolsete poolt, et hääletage meie poolt, et vältida Keskerakonna võimule tagasi tulemist. Häirib see, et hakatakse see kesklinna sükut ehitama, et see kuidagi rikub ära selle Tartu linna. Mingisugune suur monstrum tuleb siia. Palju arutletakse Tartus Siuru kultuurikeskuse üle, mille keskse telje moodustavad Tartu linnaraamatukogu ja Tartu kunstimuuseum. Tartlased tunnevad aga muret linna roheluse, puuduvate koolikohtade ja ka välismaa vangide pärast. No üks tulisemaid lahingutandrid seekord on tegelikult ka Tartu linn. Ja see on tegelikult isegi ebatraditsiooniline või ebatavaline, et Tartu on sellise erilise poliitilise võitluse kese sel korral, sest juba pikki aastaid on ju Tartus domineerinud Reformierakond, kes on seal turvaliselt valimisi võitnud. Seekord on pilt hoopis teine. Reitingu siis numbrites on pigem juhtinud Isamaa erakond ja see on ka üleriigilise poliitika mõttes nagu väga oluline, sest et Reformierakond ongi defineerinud nagu Tartu enda peamise sellise võitluskohana, et kui seal läheb väga halvasti ehk et kaotatakse Isamaale, siis see on nagu selline kõige märgilisem lüüasaamine Reformierakonna jaoks. Heites pilgu Ida-Virumaa ning Narva suunas ei saa rääkimata jätta eesti ja venekeelse valijaskonna vastasseisust, seda nii kodanike kui ka poliitikute seas. Я не знаю. И центристская партия хорошая, и партия и сама тоже хорошая. Мне нравится партия эта. Вот. Ну, что я могу сказать? Самое главное, чтобы был порядок. Вот как всегда. План Б. План Б? Да. Это новый человек у нас. Новый. Может быть, он что-то изменит. Потому что старые уже много лет, и толку от них нет. Мы симпатичная партия Михаила Стальнухина. Võiks öelda, et kõik peale Katri Raigi on väga verised ja kriitilised selle eestikeelsele õppele ülemineku suhtes. Teine ja võib-olla veel valusam teema Narvas on siis Valgevene kodanike valimisõigus. Selle järsk piiramine on toonud kaasa selle, et Narvas on üle 30%, 36%, kui ma ei eksi, vähem valijaid seekord kui eelmistel valimistel, mis on väga järsk muutus. Ja loomulikult see on tekitanud narvakates ja ka Ida-Virumaal laiemalt sellist pahameelt ja nördimust. Seal räägitakse sellest, mida teha nende Dacia rajoonidega, räägitakse sellest, kuidas soojustada maju, räägitakse sellest, kuidas saada kortereid Narva tööle tulevatele inimestele. Lääne-Virumaa inimeste energiat röövivad tuulikud. Näiteks Vinnisse planeeritav tuulepark on nii mõnegi kodaniku ise kandideerima pannud. Ma olen taastanud oma siis vanaema talu ja ma olen 5. põlv selles talus ja kuidagi närb on nagu see, kui meie külast elu ära kaob. Need, kes siia külla tulnud on vabatahtlikult, need on öelnud, et nad kolivad ära. Tuulikud, kuidas ma sain tuulikud unustada? Tuulikud on loomulikult väga paljudes Eesti maavaldades eriti üks tulisemaid teemasid, mida on nüüd nagu väga edukalt politiseeritud, tehtud selliseks poliitiliseks võitlusteemaks, kus siis erakonnad ja valimisliidud ei pääse sellest, et nad peavad seal mingisuguse positsiooni võtma. See on Eesti arengule olnud päris kurb ja halb areng. Pärnu maakonnas võib nii mõnelegi poliitikule saatuslikuks saada väikekoolide sulgemise soov. Sellest võitlusest on tekkinud niisugune nagu tugev kogukonna liikumine, mis püüab siis näidata, et vallavalitsus ja senine võim ei ole tegelenud üldse inimeste uue arvestades ja nii edasi, et taolised
nagu dramaatilised otsused on ka üks asi, mis koha peal inimesi käivitavad. Kogu Eestis on venekeelsete valijate hulgas tekitanud valimisõiguste piiramine palju rahulolematust. See võib endaga kaasa tuua venekeelse valijaskonna, kelle hääleõigus on jäänud suurema mobiliseerimise. Kuigi praegu valitakse kohalike omavalitsuste juhid, võivad need valimised olla suunaks ka Riigikogu valimistele. Riigikogu valimiste selline atmosfäär selle järel alati rahva arvamuse pendel pöördub, tahetakse anda valitsusele maksahaaki ja antaksegi. Selles mõttes tervikuna me näeme seda trendi igal juhul, et opositsiooniparteidel on hea aeg, nad on ka seetõttu rohkemates kohtades oma nimekirjaga väljas.